Nii ja järjekordne osa saame tuttavaks rubriigis ja täna on ja seekord on meil siis Mart Soo ja alustamegi siis selle kõige lihtsama küsimusega, et Mart, tervist! Väga meeldib, lõpuks oleme siin Facebooki grupi chatides juba piisavalt palju suhelnud, aga kes sa oled, millega sa tegeled, et mida ja alustame võib-olla siis sellest, et mis hobikart sinu jaoks on, et on see selline suvaline hobi või oled selle valdkonnaga seotud? Nii, tere veel kord, mina Mart Tallinnast pärit. Suurteks huvialadeks on motosport, geograafia, laulmine, kultuur, muusika, tantsimine, DJ ja veel mitut setut. Igasugused kestvusspordialad siis ka. Et hobikaardi teekond sai minul alguse tegelikult aastal 2009, kui ma liitusin Andrei Berzenevi kaardikooliga, Liquid Mooli Rooli Motors Team oli tal siis see kaarditiim ja läksin sinna kaardikooli, läksin siis enda isa nii-öelda soovitusel või siis natuke nagu poolvabatahtlikul kohustusviisil, et las poiss õpib natukene nüüd karti ja sükest reaktsioonist ja kiirusala nagu tunnetama, et ta saaks siis tulevikus autosõiduga paremini hakkama. Ja sealt edasi läks juba nii kaugel, et samal aastal siis juba võtsin esimest korda osa Eesti meistrivõistluste sarja etapist nagu täishooajast, Eesti täishooajast ja kardiklassiks oli mul tolleaegne raketiklass. Sidurit ei olnud, nii et oli alati see gaasipedaaliga tunnetamine, kui keegi sind mehaanik või keegi lükkas sul tagant kardi käima, siis sul pidi kart käima minema. Kui sa tegid spinni, siis sa soretasid loomulikult kardi välja, mis oli natukene jama, sest et seda ma vihkasin eriti ja ma ei tahtnud kogu aeg spinni panna, välja sõita, mis iganes, nii et hoidsin 10 küüne ja hambaga kinni, et saaks. Ja sealt edasi läks mu teekond siis juba 2 aastat hiljem Rotax Max Juniorisse ja Rotax Max Junioris juba selles klassis sõitsin juba nii Eestis, sõitsin ka Baltikaid ja sealt veel 1 aasta edasi ja siis sõitsin Rotax Max Seniorit. Ja Rotax Max Seniorit sõitsin kokku siis 2012, 13, 14, 15, 4 aastat. Ja parima tulemuse saavutasin ma 2013. aastal, kui ma olin Eesti meistrivõistluste sarjas üld 3. Minust 2 kiiremat konkurenti, kes eespool olid Taavo Talvar ja Kairo Kivi. Ja mina olen 3. Ja kas millal kardiga aktiivselt lõpetasid või kui kaua selline aktiivne kardikarjäär kestis? Aktiivne kardikarjäär kestiski 2015 aasta kevadesse või nii-öelda suve algusesse ja siis otsustasin, et panen kiivri varna, kuna ülikooli õpingud ootasid Tartu Ülikoolis ja läksin sinna ja keskendusin siis teadusele ja akadeemile. No sa mainisidki juba seda, et kui ma nüüd õigesti mäletan, ütlesid geograafia. Et kuna mu paps on ka geograaf, et siis peabki täpsemalt küsima, et oled päriselt ka akadeemilises valdkonnas tegutsenud ja siis täpsemalt siis kuidas? Jah, olen küll. Hetkeseisuga ma töötan Transpordiametis, olen seal infosüsteemide ekspert ja koostan kaarte ka. Kaarte erinevatest kiirustabloodest, põhimaanteed ümbersõitudest, liiklussagedustest Eestis, kõik need kaardikihte nagu ma viljelen ja hoian ja manageerin, nii et jaa. Aga eelnevalt Transpordiametisse minemist töötasin ma Maa-ametis ja töötasin Regios, kus oli siis rohkem digitaliseerimine, kaardikihtide digitaliseerimine, objektide joonistamine ja nii edasi. Kas geograafil on midagi nagu, kui me räägime näiteks kaardiradade ehitamisest, et siin Eestis ka nagu kerkevad mõned, et kas see on ka nagu mingi asi, kus mingi määrani saaks geograafia teadmistega inimest kuidagi rakendada? Kas see tuleb midagi pähe? Geograafia teadmistega inimene seda saaks rakendada, kui on vaja teostada geoloogilisi uuringuid, mis on juba tegelikult geoloogia valdkonda, aga ka geograafidest on saanud planeerijad, keskkonnaspetsialistid, mingis mõttes sul on geograafiaga on ka nagu matemaatikas ja loogikas on mingi vaist ja asi on sees ja sa tunnetad loodust ja looduses erinevaid nagu aspekte, kumerusi, künkaid, sa tunnetad paremini ja sa mõtled, et kui ehitada sellise kallakuga kurv sinna, et siis võiks natukene võib-olla mängida nagu rolli selles. Aga üldiselt ma ühtegi geograafi ei tea, kes oleks nagu Herman Tilke lihtsalt hakanud nagu radasid planeerima ja figureerima, ehitama niimoodi. Äkki oled esimene. Aga sa mainisid veel siin, et huvid on ka näiteks kultuur ja muusika, et missugust muusikat siis kuulad või äkki tegeled ka mingi?
Ma olen siuke poole jalaga, ma olen tegelenud DJ-indamisega ka, aga muusika maitse on tegelikult täiesti seinast seina, et minul algas muusika house'iga, house'i žanri kuulamisega ja sealt edasi siis muutus popiks, muutus räpiks natukene ja juurde lisandusid tänu Eestis toimuvatele erinevatele üritustele ka drum and bass ja dubstep, nii et kõike põhimõtteliselt. Kes lemmikräpparid on? Kas on pakun nüüd? Ma arvan, et äkki Reis Remrud, kirjutatakse Reis Remrud. Kas oli Lil Wayne? Ei, Lil Wayne ka. Ja ma eeldan, et isegi, ma ütleks natukene ka nüüd selle uue 5 siukse haibiga, mis nüüd nagu alates Eurovisioonist on üles tulnud, siis actually 5 on hakanud ka siukest huvitavat kontseptsiooni nagu tegema Puuluupi ja teiste artistidega, et valiksin nagu nemad ka. No see oli kõik väga, ütlesid, et kultuuri huvi ja saigi väga sellise kultuurse vestluse ja alati on tore kardiradadel teise riigiametnikuga ka kokku saada, nii et aitäh sulle, Mart. Jah, palun. On veel küsimusi? Tegelikult, kui me siin juba räägime, et oled meie Hobikardi sarja selles Hobikardi ümarlauas ka, kus me siis paneme seda sarja asja paika, et kas selline reeglite poole üle mõtisklemine ka nagu võistlussarjas, et kas see on ka mingi asi, mis nagu sulle on läbi aastate nagu tähtis olnud huvi pakkunud, oled sa nagu sellega varem ka kuidagi tegelenud? Otseselt niimoodi kuskil ümarlauas või mingisuguses suures konverentsis, seminaris, koosolekul niimoodi nõu ei ole pidanud ja nagu määranud ära reegleid, aga üks asi on see, et näiteks kuna ma olen ise võib-olla mitte siis nagu keskmise kehakaaluga, vaid keskmises natuke raskema kehakaaluga, siis näiteks minul on natukene raske nagu noorte poiste vastu nüüd juba võidelda, kes kõik kaaluvad minust 15-20 kilo vähem ja see avaldub nagu raja peal koos kardi kiirenduste ja tunnetustega, et võiks mingi handicapi mõelda välja nendele inimestele, kes on siis ületanud selle miinimummassist mingi künnise, mingisugune, ütleme nii, et 20 kilo ja siis sa saad oma ajast mingisugune, ma ei tea, mingisuguse protsendi võrra, sa saad natukene nagu reductionit alla, et siis see toob nagu sinna natuke võrdlemisi teistega nagu sinna kohale, aga see on ainult kvalifikatsiooni jutt, see ei ole tegelikult päris elus mitte kuidagi võimalik, et me võime küll panna kõikidele noortele poistele maksimum 30 kilogrammi peale, aga that's it, sinna ei saa mitte midagi parata, siis tulebki niimoodi lihtsalt välja, et kas nagu ajaliselt ja vanuseliselt sa lihtsalt ei olegi enam sobib, sõltub nagu sellises iga mehe sarjas osa võtma, sest et sa oled lihtsalt raskem teistest või vali siis endale mingi muu hobi või spordiala, kus sa tunned, et sul ei ole nagu kaalu mõttes, ei ole sul mingit vahet või ala, et sa oled nagu sinu oskused ja sinu enda staaž tuleb rohkem kasuks. Aga see on lihtsalt minu mõte, et lihtsalt aga saab ka klasse korraldada, nagu näiteks teeb seda kardikeskuste karikasari, mis on iseenesest tore, aga seal ei ole jällegi konkurentsi nii palju, et võtad selle kõige raskema klassi ja seal on võib-olla ainult 5-10 nii-öelda osavõtjat ja nad on kõik sinust võib-olla veel omakorda 20 kilo raskem, siis what's the point nagu, et pigem madistan siin corner 1 meestega ja õpin lihtsalt nagu ennast võrdlema teistega ja võtan nagu väga funnilt asja. Et see on täna minu selle aasta või selle hooaja esimene sõit, et viimane sõit oli mul täpselt aasta tagasi koos Sander Sasi ja teistega seal Le Mansi 24 tunni sõidu. Sa olid üks sellest kambast. Jaa, Sander on rääkinud sellest. Ja, olin küll ja Sander rääkis muidugi oma poolt, mina võib-olla väga palju juurde ei oska lisada, et lihtsalt ebaõnne oli täiega ja mingid kohad jäid natukene realiseerimata, et oleks võinud mingis teises kohas nagu paremini, aga see oli ikkagi üks üllatavalt äge kogemus, tõesti äge oli. No ja äge on ka, et oled meie sarja siin heade mõtetega panustanud ja väga tore on siin lõpuks Kriidis ka näha. Aitäh sulle, Mart! Davai!